Ahoi pererahvas ja muut putinad. Mina olen Jyrka-Murka ja mis mul öelda on? Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Nii, siinkohal alustagem Nõukogude Liidu deviisist ehk Marx ja Engelsi sõnadest. Kõigi maade proletaarlased ühinege. Пролетарии всех стран соединитесь. Nüüd aga palun kõigil minutiliseks mõttepausiks püsti tõusta. Haloo, püsti. Nii, aitab, möla maha. Nii palju siis sellest. Jätkame, võite istuda. Oli aasta 1980. Mõne osavasti peidetud krahhi taustal õitses sotsialism oma täies ilus. Venestamine laastas me maad. Riigipirukat pugis Leonid Brežnev. Näete jah? Ja samal ajal Tartu leivatehase direktoriks sai Neeme Raig. Minupoolsed õnnitlused selle puhul. Teleekraanidel lõid kõlama meid tantsu ja papid tõmbasid lõõtsa. Kõik oli liigagi ilus, muretu maailm. Samas aga elu oli ikka korralikult Brežnev. Kõik mehed jõid. Nii palju, kui tol ajal mina neid teadsin. Samas, iive oli positiivne. Nagu teate, siis mida parem elu, seda madalam iive. Kui tänapäeval öeldakse, et kogu aeg on kiire ja kõigil on masendus, siis tol ajal oli elu nii Brežnev, et ajast teate kohe seksima. Oo jaa, mäletan küll neid aegu. Oli üks kena Maša. Siis see viisu. Aga okei, meil kassidel oli kogu aeg iive positiivne. Sellest aastast tuleb veel meelde vana hea sõber Vigri ja tema olümpiamängud. Hei, vana mees. Ilusad valged purjekad seilasid südasuvises Tallinna lahes nagu kauaadatud valged laevad, mis siiani kohale pole jõudnud. Kaua me teid juba oodanud oleme? Ei tea. Aasta 1981. Lai maailm kihas oma elu. Suri vana regekala Bob Marley. Aga mis meie temast teadsime? Tol ajal mitte midagi, sest meil kõik, mis jäi raudsest eesriidest sissepoole, teati isegi, oli ka ulbeliselt õnnis. Suurest õhtsusest peeti Tallinnas 12. üldlaulupidu. Mind sinna ei lastud. Kooli hinded olevat nõrgad. Tartu külje alla loodi, mis on ka praegu alles, Eesti Põllumajandusmuuseum. Sinna meid ei viidud, meid viidi Riia loomaaeda. Lisaks valmis Tartus Sõpruse sild, mis ühendas Tartu vastaskaldat Karlova ja Annelinna vahel. Sinna meid ka ei viidud, seda käisime ise vaatamas. Nii, mis veel? Andrus Ansip. Tema heidab sipupüksid ja puberteedi ning astub sõjaväeteenistusse.
No nii, olemmekin jõudnud aastasse 1982. Jah, järjekordne seisaku aasta. Koolipoisid ja tüdrukud kannavad jätkuvalt sinist koolivormi, ärge seda pilti uskuge, ja punaseid kaelarätikuid. Nui neljaks, kui rätik oli kodu ununenud või valesti kaelas. Tol ajal võis meid, lapsi, karistada, kui seina äärde, ma ütlen kella alla ei pandud, said kindlasti märkuse. Kuigi jah, märkusi sai ka niisama profülaktika mõttes. Kui olid päris loll ja laagas, said joollauaga pikki sõrmi, nii et silm ka ei pilkunud. Siiamaani näen mõnda neist õpetajatest tänaval liikumas. Kõik pole veel looja karja läinud. Ja sotsialismi kannatanud seda, mida ise produtseeris. Laiskus ja ladevus. Kui muidu oli aasta suhteliselt mage, siis novembris käis suur pauk. Luti viskas nurka see Brežnev. Raadiod ja teled rõkkasid leinamuusika terve nädal, et kohutav igavus mattis maad. Kogu sellele jamale järgnes Juri Andropov. Samas me kõik kasvasime ja maailmavaated arenesid. Saabusid punk ja punkarlus. Maha pandi korralik tugev pungimärk. Loodi ansambel Velikije Lõki. Laseme teile taustaks natukene nende loomingut ka. ...1983. Ühtne Nõukogude Liit stagneerub üha. Mehed joovad jätkuvalt, naised töötavad mitmel rindel. Poliitiliselt ei muutu midagi. Tavaelus aga saame kõik aastakese juurde. 1984. Ei pidanudki kaua ootama. Juba veebruari alguses jahtub Andropovi mainekeha. Järgneb Konstantin Tšernjenko valitsusaeg. Seda seal ongi. Mees on tõsine naljanumber, kuigi elu siin riigis pole ikka veel naljakas. Muu maailm näeb esimest personaalarvutit. Meie aga pole maailm, meie näeme tööd ja vatti. Selle aasta suvi lennutab taevasse esimese naiskosmonaudi. Õhinal vaatame telest raketid õhku tõusu. Vau, seekord ei kukkunudki alla. Venemaa avarustes valmib tee ei kuhugi. Baikali ja Amuri magistraalraudtee. Pamm, nagu nad seda nimetasid. Tore, nüüd saab veel kaugemale küüditada. Võtame 1985 aasta. Tuleme tagasi selle naljanumber Tšernjenko juurde. Nimelt on ta kiire poiss, nagu välja tuleb. Ja selle aasta märtsis annab otsad. Jälle lein, jälle igavus ja jälle ei tule meediast mitte mõhkugi. Venemaa nahastuse äärel. NLKP Keskomi peasekretäriks ei taha keegi hakata. Lõpuks leitakse ikkagi üks sell. Mihhail Gorbatšov. Näevad, priveedik. Sellega on aga Sovjet-Union endale kriipsu peale tõmbamas. Kuigi hetkel me veel seda ei teadnud. Igatahes räägiti ootmisest, reformidest, perestroikast ja pealegi hakati alkoholi müüki keelama. Veel üks fakt. Meie kõigi suur lemmik Edgar Savisaar pidas oma 35. sünnipäeva. Noor poiss. Hundisilmal võetakse ülemustega koos viina ja sauna ning selle tulemusena saab temast ENSV riikliku plaanikomitee osakonna juhataja. Taderidera.
1986. aasta aprillis käib taeva alla Tšernobõli tuumareaktor. Vähe sellest, et tuumapilve maitse saab suhu kogu Baltikum, kistakse otse tänavalt meie isasid ja poegi, et viia nad plahvatuse kahjusid likvideerima. Sajandi suurim katastroof, kahtlemata. Aga oli ka ilusamat poolt. Vabariiki tuleb juurde uus pungialustala. Villu Tamme loob ansambli JMKE. Riigiherrad ja miilits on kapjadele aetud, kuna lauldakse asju, mida ei tohiks laulda. Nii, ja kõike muu ilusa juures Neeme peab aasta lõpus 50. juubelit. Hõissa ja pudel rommi! Tuhat 1987. Eestlane on tõsine laulurahvas, seega matab Eestis maad laulev revolutsioon. See on maailma esimene revolutsioon, kus ei valata tilkagi verd. Samas toimub Eesti esimene punkfestival Jaanika Paanika. Sellel aastal on ka omalaadne seksuaalajalooline suursündmus. Pool Eesti rahvast koopereerub naabritega ja sõidetakse ühiselt põhjarannikule Soome televisiooni levi alla. Ühel vaiksel ööl, ärme sellest kõvasti räägi, näidatakse Soome pealt Emmanueli. Vaatavad kõik, nii eesti kui venemeelsed, tavainimesed, miilitsad, linna ja riigiisad. Aga nüüd 1988. Elu Eestis edeneb. Savisaar vapõrguline loob rahvarinde, et perestroikale tuult tiibadesse puhuda. Läheb tõsisemaks suutmiseks. Vanainimesed hakkavad jällegi lootma ja julgevad üksteisele siiralt silma vaadata. Meiesugused puberteedid aga vaatavad imestunud ja ei adu muttigi. Muinsuskaitsepäeval tuuakse välja Eesti lipuvärvid, mida juba aastakümneid on põlu all peetud. Ka oma vanaema toob sahvrist lipuvärvidest tikandid, suisa kõigi 3 Balti riigi omad. Ikkagi veel ei saa ma midagi aru. Suvel toimub Tallinna lauluväljakul massiüritus Eestimaa laul 300 000 inimesega, kus Trivimi Velliste skaneerib taastada Eestimaa iseseisvus. Ka imet, ta ei viidudki ära Siberisse. Nii, lõpuks 1989. Ja perestroika on hea, kõik tunnevad seda. Samas aga on selga oma pahupool. Ma pole nii pikki bensiinijärjekordi iialgi näinud. Poelektid haigutasid tühjalt vastu. Tuule oli tiibadesse saanud talongimajandus ja selle ümber tõsisemat sorti äri. Vaatamata tühjale kõhule, kui just toitlustusasutuses käppa sees ei olnud, sõitsime kõik augustis moodustama Balti ketti. Mida minu väikesed käpad nägema pidid? See oli võimas värk. Samal aastal saab tulevane Eesti president Lennart Meri 60 aastat vanaks. Berliini müür veetakse tükkhaaval laiali, devalveerub rubla ja esimest korda saab maailm näha animasarja Simpsonid. Hurraa! Nii, tänan teid tähelepanu eest ja head peotuju!